7 meeskonda on valmis viimaseks otsustavaks faasiks. Juba varsti on selge, kes neist on parim. Võitja tiim pääseb osalema rahvusvahelisele küberkaitsevõistlusele Cyber Battle of the Emirates. Cyber Battle of Tartu tõmbame 3. ja viimase faasi ühe suure aplausiga käima kohe praegu. Nagu te näete, 3. faas kõige pikem 2,5 tundi. Te olete olnud haiglas väga tublid. Eelmises faasis avastatud vihjed häkkerite serveritest paljastavad, et nende järgmine eesmärk on muuseum. Läbi infosüsteemide häkkimise tahavad nad turvameeskonna segadusse ajada ning tekitada kaose, et õigel hetkel pääseda ligi hindamatutele kunstiteostele. Meeskondadel tuleb see kõrgtehnoloogiline vargus ära hoida. Õhkond saalis on pingeline, sest punktisummad on veelgi suuremad ja ülesanded veelgi raskemad. Esimene ülesanne 3. faasis ehk muuseumis on taas muuseumisse sisenemine. Ja sarnaselt teise faasi algusega on teil 15 minutit, et koguda esimese ülesande eest punkte. Pärast seda, kui 15 minutit on ära tiksunud, laseme me teid muuseumisse sisse, aga ilma punktideta. Viimane voor saab kindlasti põnev olema, et 200 punkti ülesande eest. Seal võivad need positsioonid hakata päris kiiresti muutuma. No sektor 0 poisid, kes just eelmisest faasist ka eriauhinna võtsid, on nüüd esimesena muuseumis sees. Sektor 0! Lol, nice. Tublit poisid. Mure on selles, et meil ei tule isegi meelde, kuidas see sippidega tegelemine või muidu oleks siin meil võib-olla üks tehtud. Nii, esimesed 15 minutit on läbi, mis tähendab, et punkte enam muuseumi sissepääsu eest ei jagata. 7 õpilasmeeskonnast 6 said ka selle sisenemise eest punktid kätte. Need ülesanded on suht keerulised. Et mõnede jaoks on kindlasti täitsa uus teema, et siin peavad kindlasti guugeldama ja omavahel suhtlema, et seda lahendada. Siin on kõvasti pusimist on, ma pean ütlema, et on tõesti palju punkte, aga palju tegemist on ka samamoodi. Et jätkuvalt julgen öelda, et isegi kõige viimasel positsioonil olev meeskond on veel võimeline punktiskoori mõttes võidule mängima. Kuigi me praegu heas seisus ei ole edetabelis, ma ütlen, et tegelikult kui me praegu kõvasti üritame, siis on mingi võimalus midagi võita isegi veel. Praegu ei oska absoluutselt ennustada võitjat. Et see võib tulla täiesti tabeli lõpust või võib olla ka see, kes juhib hetkel. Me ei tea. 3 on kohtuseadust, nad lahendasid teise ülesande. Nii, õpilasliigas on liider vahetunud, 3 on kohtuseadus, ilmselgelt on leidnud hea sisekommunikatsiooni võtme. Ja ülesanne nimega The Memory Remains on siis väga keeruline. Nad peavad mälu koopiast otsima siis flagi ülesse. Ehk sa pead kasutama spetsiaalset tarkvara, mis on siis internetist laed alla, installeerid enda arvutisse, käid selle mälufaili käid läbi ja otsid selle õige koha, kus sul on siis ülesande lahendusflag on olemas. Midagi ei saa aru. Meil on just positiivne see faas 3, nii et olen väga rahul. Panused tõusevad iga faasiga, mis tõttu on võimalikud täpselt sellised olukorrad, mis just äsja juhtus. Torpat X tõusis 4 kohta, on nüüd teisel kohal ja ohustab juba esimest. Torpat X! Ma ütlen, teil on midagi on teil käimas. Meil on kõige esimesena 3 ülesannet lahendatud. Täpselt see, mida me siin prognoosisime alguses, et kuna punktiskoorid on suured ja see, kes suudab neid õigesti ära tuua, ülesannete lahendused, et võimalused on kõigil. Mulle jääb siuke mulje, et nad võib-olla ei olnud tugevad esimeses faasis, kus olid veebi häkkimine. Ja kuna 3. faasis on rohkem siukest väga spetsiifilisi täske ja nemad ei ole mitte ühtegi hinti võtnud, aga nad on ikka suutnud ära lahendada need täskid. See ülesannete tüüp on nagu rohkem meile nagu tuntum. Me rohkem nagu teame, mida umbes teha siin. Torpat X on esimesena ära lahendanud täski nimega Ancient Manuscript.
ehk siis task'i ülesanne oli see, et sul on laiendita fail, sa pead tuvastama, mis formaati see fail on, uurides lähemalt selgub, et see on PDF-i kujul, mis on vanaaegne manuskript. Ta on kirjutatud tundmatu keeles, aga sul on faili sees, sul on 2 vihjet, mis ütlevad sulle, et mis oodatakse sinust, mis see võiks olla lahendus. Et idee on selles, sa võtad igast reast esimese tähe, paned need kokku, sa saad räsi ja siis sa sellest räsis sa saad endale juba flagi ja saad nagu lahenduse lukku panna. Tiimis tekkis siuke entusiasm, et jess, et lõpuks ometi midagi läheb hästi ka. Mina olen ikka üllatunud nagu sellega, et nad suutsid ära lahendada keerulise task'i ja nad pole mitte ühtegi hinti kasutanud. Vaata neid nägusi, vana rahu ise, kõik keskendunud teevad tööd ja muudkui aga nopivad. Ei lase enda uuest positsioonist sugugi häirida. Absoluutselt mitte. Jätkavad samas vaimus. Samamoodi 5-2-3, keda enne poodiumil ei olnud 5-2-3. Teeme neile ka. Ja muidugi DefSec peab ette vaatama. 3. faas on üllatusi täis. Jõudu! Aga nüüd me oleme jälle vaikselt kinni jäänud, et me ei leia, neid lahendusi järgmistele ülesannetele. Proovi selle XA on meil olemas, proovi seda teist. Kas sa paned siis mingi Oota, 564, Pipe'i 564 see ja lase siis läbi sellest, vaata kas te 564. Aga vaadake, mis meie liidriga, DefSeciga juhtunud on, et me ei ole ühtegi ülesannet teinud veel ära, tegelikult ühe vist oleme ära teinud. Ja esimese ja ülejäänud kõik lihtsalt, me ei ole teinud, meil nii konti murdvad ülesanded on. Et see entusiasm, mida me ennem oleme näinud nende nägudes, see on nagu kuidagi ära kadunud. Põhjendatud ka, kui sa liidri koha pealt kukud 5. Et kas siin on paanika või? Ma üks ülesanne ära teha, et saada esimesena. Kus 2? Me saame 200 punkti ühest. Nüüd on jah 2 vaja teha. Aga nende meeskonnas on bootcamp CTF-i võitja. Et võib-olla on veel lootust, et nad saavad kõrgemale kohale. Minu meelest läks meil kommunikatsioon pärast teist vooru päris halvaks, et nagu need ülesanded olid ikka palju keerulisemad ja siis süvendusime nendesse rohkem ja ei rääkimata. Kõik jäid nagu guugeldama ja nii edasi vastuseid. Võtke vihjeid, saate äkki edasi, aga ei, nad on tund aega istuvad kinni selle ühe ülesande juures ja see on jälle siiamaani väga hävitavalt mõjunud. Ei ole. Ma rahulikult vaatan siin. Miks sa rahulikult tegutse? 3 kohtuseadus on nüüd üks väheseid, kes pole tükk aega ühtegi ülesannet ära lahendanud. Ta on nagu tundmatud teemad, et praegu kõik läbi proovid, no mitte päris kõik, aga väga paljud läbi proovid, et mõtteid enam pole, mida teha. Ehk siis meil on siin ühed teated, mis siis tuleb ühe võtmega lahti teha, kas see võti tuleb luua ja me ei saa selle võtme loomisega hakkama. Vaadates nende varasemat taktikat, nad on üldiselt suhteliselt palju kasutanud vihjeid, kuid hetkel nad vihjeid ei kasuta. Kui see oleks mingisugusest hashist tehtud tekstiks, on ju, siis see ei oleks loetav. See ei translate'iks millegiks, mis oleks korrektne. Kui sa saad sealt kas või ühe lause välja lugeda, mis on nagu korrektne inglise või eesti keeles, ta ei saa olla mingisugusest random stringist tehtud, on ju. Mis minu sellise kõrvalvaata hinnangul on puhas strateegiline otsus, ehk nad jälgivad mängu, nad jälgivad teiste skoori ja hetkel neil ei ole vaja vihjeid kasutada. Ma üritan PDF-is saada varjatud infot kätte. Mitut erinevat asja olen proovinud, ükski jälle kuhugi vedanud, kõik tunduvad nagu peaksid olema õiged, natukene segadust. Samas olukord võib ülikiiresti muutuda siin, kuna iga ülesande lahendamise eest antavad punktid on väga kõrged ja kui keegi siit nüüd näiteks kas Torpat X või Sektor 0 mõne ülesande ära lahendab, siis on 3 kohtuseadus meeskonnal tuli päris korralikult ahjus. Kaised. Tegime ära siis. Ma tegin selle ära. Ma saan lõpuks sellega kõige panna, see oli nii lahe ülesanne. Ja siin on suurepärane näide sellest, kuidas kellelgi võib väga kiiresti seis muutuda, et antud juhul siis 5. kohal, kui ma õigesti näen, olev meeskond tõusis teiseks ühe ülesande lahendamisega. Hetkel Sektor 0 ja 3 kohtuseadus vahel on
45 punkti ainult. Ja vihje kasutamisest saab -50? Sõltub vihjest, aga no keskmiselt -50. Kui meil on võimalus, me ei kasuta hinte. Kui on vaja hinte ainult viimase poole tunni jooksul. Okei. Et vihjega juba ühe vihjega on võimalus juba liidri kohta ära anda, jah? Aga samas, kui see vihje annab sulle piisavalt informatsiooni, et lahendada, sa saad 150 punkti juba selle eest. Aga seda on väga raske teha, seda otsust. Väga keerulised taktikalised käigud on siin. Ma arvan, et tõstame natuke energiat. Sektor 0 esikohal. 1125 punkti. Suurepärane tulemus, aplaus. Ja see ongi tõsi, sektor 0 võttis liidri koha praegu enne lõppu. Praktiliselt Phoenix on tõusnud 1000. Teeme jälle kiire aplausi, võimas. Ja ülesande nimega Encrypted Message, mida sektor 0 ära lahendasid, see on minu arust on kõige raskem ülesanne üldse sellel CTF-il. Et idee on selles, et sul on arhiivifail, kus sul on sees avalik võiti ja kodeeritud flag nii-öelda, see vastus sellele taskile. Oleme igasugused encryptionid läbi proovinud, aga tõesti midagi ei tööta. Ja üks idee, mis tundub kõige õigem, on faili tekstist välja lugeda tähtede ja numbrite koosseis, mis peaksid andma hashi, mida dekrüpteerides peaks saama lipu kätte. Aga tollega ei ole ideed, mis lähenemist kasutada nende tähtede ja numbrite kätte saamiseks. Ja sa pead siis kasutama matemaatilise igasuguseid valemid ja tarkvara, et saada avalikust võtmest privaatse võtme ja siis dekrüpteerida see krüpteeritud tekst. Et see on väga-väga keeruline ülesanne, et see eeldab, et sa ikka tead, mis asi on krüpto, sa tead, mis tarkvara kasutada, sa tead, mis asi on factorization, prime numbers, kõik need siuksed. Hästi kombineeritud asi ja peab olema konkreetne järjekord, kuidas sa seda lahendad. Ja nemad olid ka ainukesed, kes selle lahendasid. Kellele on jäänud täpselt 1 tund? Ma ei tea, kinni olema. Ja keeruline ülesanne lihtsalt. Ja ei saa tööriistast aru. Kas oli mingi selline asi seal selle flagi juures? Vihjed on hakatud kasutama pigem siis tagumiste tiimide poolt. Meeskonnale 5-2-3 on see edu toonud, nüüd juba 2 korda. Juba 2 korda. Okei, väga hea. Paneme üks ei lähendatud just. Et väga aga. Tõusime kord kohta praegu seda. Ja 5-2-3 on lahendanud 4. ülesande ja tõusnud tagasi 3. positsioonile. 3. ehk viimane võistlusfaas on täies hoos. Kellale on jäänud napid 38 minutit, aga esikolmiku seas on vahed ikka veel mikroskoopilised, nii et selle 38 minuti jooksul võib kõik veel juhtuda. Aga vaadake nüüd, mis toimub DevSeciga. DevSec on langenud, ta on järjest kasutanud hinte, aga vähemalt praeguseni ei ole need hindid talle andnud tulemust. Viimases foorus me jäime hätta enamasti kõikide ülesannetega. Don't give up, guys, don't give praegu up. tundub jah, et see meeskonna vaim on kuidagi täiesti ära lagunenud, et meie meeskond ei olnud kõige pädevam enkriptimise all ega stenograafia all. Ja enesekindlus ka. Meil oli selline segasumma suvila seal. Kõik tegid seda ülesannet, mida nad tahtsid. Aga kui sa suudad ennast ja ka teisi maha rahustada sellises olukorras, siis sa võid väga kaugele jõuda. Isegi selle, et sa otsid internetist abi, sa küsid teistelt abi. Aga kui sa jääd iseenda mulli liiga palju kinni ja kaotad suhtlemisvõime, kaotad mõtlemisvõime, siis tulemus kannatab väga palju sellest. Kuulge, tundub, et meil on suveräänne võit ja sektor 0 näos on olemas. Unustasin hingata korraks. Ma ei saa seda tehtud selle aega, see ei ole võimalik kahjuks. Ja palun, viimane skoor on sisse tulnud viimastel sekunditel. Uskumatu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Summer Battle of Tartu finaalvõistlus on lõppenud. Tulemused on lukus. Kuidas tunne on muidu? Halb. Fucking hell. Väga positiivne, väga hea.
ja võitja on 3 on kohtuseadus. Suur tänu sulle, Agnes! Niisiis, 3 on kohtuseadus, esindab Eestit õpilasvõistkonnana Cyber Battle of the Emirates'il. Palju õnne, suurepärane töö! Need olid kõige pingelisemad 40 sekundit minu elus tõenäoliselt. Terves aeg oli paanika, et kas ikka jäime esimeseks või mitte. Kindlasti tasub ka märkimist veel, et nad võitsid kõigest 15 punktiga. Seal on ilmselge pettumus. Ilmselge pettumus on silmis, jah. Finišisirgel ikkagi kohast ilma jäädes. Siis kui me vaatasime, et okei, me oleme veel esimesed ja viimased mingi 5 minutit jooksid, siis tegelikult süda tuksus küll, et me kuulsime neid ting, et inimesed lahendasid veel ülesandeid ära. Ja siis tunda oli küll seda pinget. Ütlesin siin alguses ka, et tahaks esikolmikusse saada, sain esikolmikusse, selles mõttes eesmärgid täidetud kõik. Võidule viis meid kindlasti kommunikatsioon ja lihtsalt ülesannete oskus ja läbirääkimine. Ja üldiselt lihtsalt ma arvan, et talent. Super luks, väga üllatav, väga äge ja palju õnne 3 kohtuseadust meeskonnale. CTF-i eesmärk ongi see, et leida need nii-öelda need bright minds, kes tahavad õppida, kes tahavad seda infomaailma või seda küberimaailma nagu paremaks teha, kes tahavad õppida, kes tahavad kaitsta kas või enda asutust, enda kodu või enda riiki. Eesti e-riigi ja kübermoine on täna maailma tipus ja meil on vaja seda hoida ja me saame hoida seda ainult siis, kui see sama seltskond, kes siin on ja paljud teised veel. Õppige seda, tundke sellest rõõmu, meil on teid vaja varem või hiljem, mitte ainult Eestis, vaid ka üle maailma. Ja CTF-il tahaks kindlasti edaspidi ka osaleda, see oli päriselt väga-väga lahe. Ma õppisin paar nagu sükest vahvat nippi, mida varem ei teadnud. Hindan väga kõrgelt neid, tahaks veel teha sükest asja, et väga meeldis. Meil on tiimiga plaan olemas, et tulevikus hakata CTF-idel käima ja hakkame näiteks tänastest nii-öelda nõrkade külgide tuvastusest arendama neid külgi. Küberturvalisus on väga huvitav minu jaoks ja ma arvan, et ka üks karjäärivalikutest tulekus. Just nendest andekatest noortest inimestest võib sõltuda terve meie tuleviku ühiskonna turvalisus ja heaolu. Järgmine CTF võib toimuda juba sinu lähedal. Pane ennast kirja.